mul ikka võttis päris pikalt, et mida ma siin teen, et mis asi see võiks olla, mis kujutaks vabadust. Ja ma arvan, et no, vabaduse kujutamine kunstis on üks väga-väga raske ettevõtmine. Ja siis ühel hetkel tuli mulle meelde see seeria Presidendid pisaratega. Kas esimene oli Arnold Rüüter pisaraga. Kuna ma ise olen maalja, siis ma tegin ta sellisesse akadeemilises maalilaadis, nagu enamasti presidente kujutatakse, ja siis tal oli selline väike lisand, väike pisar põse peal. Et see näo emotsioon jäi samaks nagu paraatportreedel, aga lihtsalt pisar. Et ta jäi sinna kuskile kahe vahel, et miks pisar, et kas ta nüüd on rõõmust või on ta nüüd kurbusest. No ega mina ka ei tea ausalt öeldes, aga eks nagu igal presidendil oma positiivsed, oma negatiivsed küljed või äpardumised ja samas, mida võib kutsuda eduks või õnnestumisteks. Et ma arvan, et ta on mõlemat. Eesti esimene president Päts sattus nüüd sellisesse aega, kus, no nagu me teame kõik, mis temaga juhtus, mis Eesti riigiga juhtus, et siis ta pigem Pätsu puhul on selline kurbuse pisar, ma arvan. Samas ma tegin selle töö nüüd 100 aastat Eesti Vabariigi sünnist ja ma arvan, et Eesti riigil üldjoontes läheb päris hästi. Et selles mõttes, kui nüüd kujutada, et Päts vaatab kuskilt pilve pealt, mis Eesti riigiga praeguseks on juhtunud, siis võib olla ka rõõmupisar. Elagu Eesti Vabariik!